jõuab meile jõulukene lohisedes, kannul jõululaulukene lohisedes. meil on jõulud, meil on laulud, meil on lapsemehed. jõululaulud, jääge siia, ärge minge veel. pikast teest meil hääl on ära, jalad kanged, lävepakul härmas ära, maha langeb. meil on jõulud, meil on laulud, meil on lapsemehed. jõululaulud, jääge siia, ärge minge veel. küsivad, kas tulla luba, luba, luba. kuuselammu kullavammus seas juba. meil on jõulud, meil on laulud, meil on lapsemehed. jõululaulud, jääge siia, ärge minge veel. astub sisse jõulukene, meile jääb kannul jõululaulukene, lahti sulab hääl. meil on jõulud, meil on laulud, meil on lapsemehed. jõululaulud, jääge siia, ärge minge veel. meil on jõulud, meil on laulud, meil on lapsemehed. jõululaulud, jääge siia, ärge minge veel. Kas sina kuulsid neid viimaseid sõnu, kas jäi meelde? Mina kuulsin sellise lause: jõululaulud, ärge minge. Jõululaulud ongi need laulud, mida muul aastaajal tavaliselt ei laulda. Ja täna olemegi tulnud siia ühte kokku, et jõulurõõmu jagada läbi laulude, läbi muusika. Üks tähtis asi on jõuludega veel seotud. Peale laulude. Ja see asi nimetatakse, et see on rõõm. Ja nüüd ma küsin sinu käest, kas sa oled rõõmus? Vaata, see oli üks niisugune nadi rõõm. Jaa, ma olen rõõmus. Et kas sa oled rõõmus? Ahhaa. Nüüd juba hakkan uskuma, tõesti, mõnel on särtsu veel sees. Aga tagantpoolt on hästi kuulda. Kas oled rõõmus? Vaat see oli juba rõõm. Ja tundsid, et südames võiks endaga natuke paremaks. Läheb. Paremaks läheb siis, kui sa teed teistega midagi üheskoos, ühel meelel. Ja kui sa teed midagi teistega koos ühel meelel, siis sa tunned, et sinu kõrval on sinu head sõbrad. Ja jõuluaeg ongi üks meelde tuletamise aeg, et me oleme tehtud teineteise jaoks. Ja see, mis meid lähendab teineteisele, mis teeb meid sõbraks, see ongi rõõm. Jõulurõõm on meelde tuletuseks, et üks kord aastas me võtame otse, kui hingame sisse. Ja seda rõõmu peab jätkama terveks aastaks. Nii et tõesti, rõõmu jagatakse ja kogutakse jõuluajal. Täna me oleme selleks siia kokku tulnud ja me alustame Paalalinna jõulukirikuga nüüd. Jõulud
näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarjumaal, neile paistab valgus, sest tema koormahikk ja tema õlakepi, tema sundi ja vitsa murrab Jumal. Iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres veeretatud vammus põletatakse tuleroaks, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene Isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õiglusega sellest ajast igavesti. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Kingi meile rõõmu, mille jaoks sa meid oled valmistanud. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi. Lugu Jeesuse sünnist. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. See üleskirjutus oli esimene ja toimus, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid endid laskma kirja panna, igaüks oma linna. Siis läks ka Joosep Galileast Natsareti linnast üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest ta oli pärit Taaveti kojast ning soost. Ennast laskma kirja panna ühes Maarja oma kihlatud naisega, kes oli käima peal, aga nendes seal olles sai aeg täis, et Maarja pidi maha saama. Ja ta tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil polnud muud aset majas. Ja seal paibus oli karjaseid väljal öitsis pidamas valvet, öösel oma karja juures. Ja issanda ingel astus nende ette ja issanda auhiilgus paistis nende ümber. Ja nemad kartsid üliväga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale. Sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on issand Kristus. Ja see olgu teile tunnuseks, et leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Ja äkitselt oli ingliga ühes taevas sõjaväe hulk, et kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal, rahu inimeste seas, kelledes temal on hea meel. Rahu maa peal saabuna.
mis
toimus väga-väga ammu. Väga täpselt ei oskagi öelda, aga päris kindlasti 2017 aastat tagasi. Ühel väikesel maal, üpris pisuke kuningriik oli. Ja sellel kuningriigil oli kuri kuningas. Ta oli väga ahne. Tal pidid olema kõige ilusamad majad, kõige kiiremad ratsud, kõige uhkemad sõjamehed. Ja kui keegi talle ei meeldinud, siis ta ajas selle inimese riigist välja või hakkas taga kiusama, kuni inimene ise ära läks. Aga see kuningas ei valitsenud mitte ise oma jõust ja võimusest, et inimesed oleksid tahtnud, et ta kuningas on, vaid see riik, mis kunagi oli vaba, see riik oli vallutatud ühe palju suurema riigi poolt ja siis oli pandud see kuningas orjastatud, alla heidetud rahva üle valitsema. Ta valitses väga ülbesti. Ta teadis, et mitte keegi ei saa temast mitte kunagi jagu. Ja nõndaviisi oli inimeste olukord väga raske. Maksukoormus oli väga suur. Rõõm oli väga vähe. Aga need inimesed määretasid oma südames, et kunagi nad olid olnud vabad. Et neil oli päris oma kuningriik. Ei olnud võõramalasest kuningas, vaid oli oma rahva seast sündinud kuningas. Ja et nende riik sel ajal oli inimestel palju rõõmu ja palju õnne. Nad nimetasid seda mälestust enda sees, et see on kuningas Taaveti kuningriik, mis tuleb kunagi tagasi. Sest nõndaviisi on pühakirjas kirjutatud, et kui kuningriik alla heidetakse ja vallutatakse, siis ei tähenda seda, et kuningriik, nende inimeste oma riik kuhugi on kadunud, vaid see on alles nende sees, siin. Ja niiviisi nad ootasid kuninga naasmist, tõelise ja päris kuninga tagasi tulemist. Et üks päev ta tuleb, sest prohvetid on nõndaviisi kirjutanud. Ja siis nad kuulsid, et see aeg ongi kätte jõudnud, sest tähetargad tulid ja ütlesid, nüüd on see aeg saabunud. Kohe-kohe on kuningas sündimas. See kuri kuningas läks väga tigedaks. Ta hakkas muretsema. Tohoh, keegi tahab minu asemel valitsema hakata. Küll ma talle alles näitan. Ja see lapsuk sündis. Sündis Petlemmas, ühes väga väikeses külas, ühes laudas, sest neil ei olnud muud kohta. Nad olid tulnud sinna linna, et kuningas oli käskinud kõik maad üles kirjutada, et rohkem maksu võtta. Aga see rõõmusõnum, et kuningas on sündinud, see levis üle maa. Ja inimesed hakkasid ringi vaatama, kes see võiks olla. Millal ta valitsema hakkab? Praegu ta on küll lapsuke, aga õige pea, kui ta tõesti valitsema hakkab, siin saame vabaks sellest kurjast kuningast. Ja inimeste südametes kasvas lootus ja kasvas rõõm, et Jumal ei ole neid üksi jätnud, ei ole jätnud oma pead, vaid nende oma kuningas on kohe-kohe tulemas. Ta on juba sündinud. See lugu oli 2017 aastat tagasi. Aga iga jõulude aegas räägitakse seda lugu uuesti ja uuesti. Sellepärast, et aeg-ajalt
oleme ka meie kurbuse, nukruse, hüljatuse, vaesuse, väga mitmete asjade alla heidetud, mis meid ruduvad ja muljuvad ja tahavad nagu otse kui katki teha, et hingata on raske. Vahest on nii kurb meel. Aga jõulud on see aeg, kus me tuletame meelde, et see kuningas ei sündinud lihtsalt kunagi ühele pisukesele rahvale, vaid et ta sündis kogu maailmale, sinule ja minule. Ja et see valitsus, mis tema kehtestas, see riik ei ole piiridega mõõdetav, vaid ta on sinus ja minus. Ta on varjul rõõmuna ja kokkukuulumise tundena. Ta on varjul selles teadmises, et me ei ole tehtud kannatuste ja valu ja haiguste jaoks, vaid me oleme tehtud rõõmu jaoks. Et see rõõm kuulub kõigile. Ja et sinu ja minu ülesanne ongi seda rõõmu jagada. Kui sa näed, et keegi on kurb, siis rõõmustad teda. Kui sa näed, et keegi on saanud haiget, siis sa püüad teda aidata. Ja siis võid olla kindel, et kui sinul on raske, siis leidub alati keegi, kes tuleb sinu juurde ja ütleb, kas ma saan sind aidata? Mida ma saan teha, et sul oleks hea? Vot selline on see riik. Ja kuningast, sellest kurjast kuningast nii palju, et ta saigi otsa. Aga sellel kuningriigil, mille rajas Jeesus, sellele ei tulegi otsa. Sest igaüks, kes kannab endas rõõmusõnumit ja rahusõnumit, on selle riigi kodanik. Nõnda viis on sinu võimalus. Sinu võimalus vastu võtta rõõmu ja seda edasi anda, sest nii saab seda palju rohkem. Üks lühike asi on veel. See muusika, need laulud, mis te olete tänaseks õppinud, see on samuti rõõmusõnum, samuti tunnusmärk sellest riigist. Ja kui sa lähed nüüd koolivaheajale, koolivaheaeg on ju selle jaoks, et sa puhkaksid, et uut aastat alata uuesti puhanuna ja värskena, siis loodan, et tänane päev ja selle päeva sõnum annab sulle jõudu ja rõõmu järgnevasse, algvasse aastasse, issand aastasse 2018.
me tõuseme palvele. See on palve, mida siin kirikus on palvetatud 150 aastat, seda on palvetanud meie esivanemad. Meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aamen. koolipere ja head külalised. Suur aitäh kõigile, kes täna esinesid. Ja ma ei tea, mitu tundi küll kulutas õpetaja Signe sellele, et pakkuda meile üks väga ilus tund ja rõõmus tund siin kirikus. Aga igal juhul ma paluksin õpetaja Signale ühte väga suurt aplausi. Detsembril oli meil koolis jõululaat ja paljud õpetajad ja vanemad ja lapsed tegid kodus erinevaid jõulumaiustusi, kingitusi, ehteid ja sellest laada me korraldasime sellel aastal jällegi selleks, et selle laada tulu annetada Pauluse kirikule, sest ma tean, et neil on seda väga-väga vaja, sest nende maja on väga-väga-väga vana. Ja me tahame teile tänuduseks selle annetuse nüüd üle anda. Tänaseks on talvine pööripäev juba selja taga ja
olgem ausad, eks ole, et väljast paistab päike ja kohati on taevas sinine, nii et kõik on täpselt nii rõõmus, kui olema peab nende pühade eel. Ja ma soovin teile kõigile Viljandi Vaalaine kooli poolt väga rõõmsaid eelolevaid pühi.